Nii, ma siin vahepeal maitsen sellist asja nagu aedpiparrohi, mis maitsebki nagu oleks tegemist pipraga. Ongi nii või? Ja ta ongi pipra asendaja. Et neil, kellel on probleemis lõunamaiste vürtside tarbimise toidus, et soovitatakse kasutada seda vahetada välja aedpiparrohu vastu, annab täpselt samasuguse pipra maitse toitudele juurde ja see siis on nüüd maitsetaim. Et sellest nii kangest taimest ikka teed vist ei tee, kui ta hästi kibe on. Ja see on siis aedpiparrohi on nüüd 1-aastane, on ka mägipiparrohi, mis on püsik ehk mitmeaastane taim, aga see talv tegi sellele mägipiparrohule liiga ja külmus ära. Et mägipiparrohi on hästi aeglase kasvamisega, see püsitaim, siis praeguse momendil meil näidata seda ei ole, sest taim on väga väike veel. Aga siin peenras on siis meil praegusel momendil aedpiparrohi ehk ubarohi. Ja kasutatakse, maitsestatakse kõik võimalikke toite ja ka uba ja herneid ja täpselt samamoodi, et kuidas keegi millisele toidule ta leiab, et mille ta sobib kõige paremini. Ja see agrotehnoloogia on samamoodi niimoodi, et neid taimi ja püsikuid põhimõtteliselt saab nagu hästi varustatud poodidest. Piparrohi on selline, mis külvatakse otse peenrasse, et seal on võimalik siis poest osta seeme ja siis ise külvata. Tärkab päris kiiresti ja siin on siis kevadene külm näha, mis hakkab varsti õitsema, et küllalt kiire kasvuga. Ja korjatakse jälle enne õitsemist, siis on ta kõige piprasem, kuivatatakse jahe varjulises kohas ja samamoodi pannakse purki ja kui soovite kasutada suure lehena, siis võib panna lihtsalt pudistada toidule peale, aga kui soovite teha näiteks ürtisoola, siis võib kohviveskis ära jahvatada. Ja teasoola segu, või see ürtisoola segu siis nagu? Segu vastavalt sellele, milliseid maitsetaime veel soovite lisada. Selge.